Tere taas, kallid kuulajad, vaatajad, mina olen Heidi Blumberg Tähtvere Lions klubis ja minul on täna teile väga huvitav külaline siin. Nii et tere, Krista Lakusvaeg podcasti. Tere! Krista, ma arvan, et võib-olla tutvustad ise siis ennast, et mul on siin paberil päris palju tiitleid sul, millega sa tegeled, aga võib-olla on ka parem, et kuulavad siis otse sinu suust, et mis rollides sa oled ja täna ma ütlen ka etteruttavalt, et me räägime täna siis väljakutsed vananeva rahvastikuga ja räägime üldse ka, et kuidas meie laienid saame seda kõigepealt enda tervist paremaks teha ja aidata ka teisi meie ümber, nii et ja ole hea. Kes sa oled ja mis sa teed? Lions klubidega ma olen siis olnud seotud juba 8 aastat ja olen olnud ka asutajaliige Lions klubi Viimsi ranna. Täitnud erinevaid positsioone meie siis piirkonna tasandil. Praegu on väljakutse siis Global Service Team ja Eesti heategevus eest vastutamine, aga samas ma olen olnud ka olen olnud oma klubi president kõigepealt, siis tsoonijuht, regioonijuht, nii et selliseid erinevaid väljakutseid jagub. Aga võib-olla see mitu aastat me oleme siis püüdnudki abistada loomulikult Ukrainat. Nii abistasin siis omalt poolt veel Ukraina lastele ühe vahva talveürituse korraldamise juures. Olin siis olemas ja siis meil on olnud üldse Ukraina abistamise projektid ja tegelikult sellel aastal meil on vahva muusika-aasta üks heategevusprojekt on ka plaanis, aga me veel tegeleme sellega, nii et varsti meie võrgustiku liikmed kuulevad ja lisaks on minu poole pöördunud ka meie uus kuberner Aare ja me plaanime vahvat tema kuberneri aastat ka juba koos. Nimelt meil Eestis on võetud üks väga suur ambitsioon. See ambitsioon on siis Eesti rahvas muuta kõige liikuvamaks rahvaks Euroopas aastaks 2035. Ja ma arvan, et igaüks saab anda oma panuse, aga kõigepealt me peame tegelema siis enda tervisega, üle vaatama oma liikumisharjumused ja siis me saame ka innustada teisi enda lähedal olevaid inimesi ja oma kogukonda kindlasti. Nii et ma arvan, Lionitel saab olema väga oluline roll ka selles valdkonnas järgmised 10 aastat, et ma püüan omalt poolt kaasa aidata ja ma olen väga tänulik kõikidele Lionitele, kes siis vastasid minu küsitlusele, et siis novembrikuu oli selline vahva kuu, kus ma viisin läbi siis Lion liikmete seas küsitluse seoses minu magistritööga, et ma õpin Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis ja on üks uus õppekava, see on magistriprogramm kogukonnatöö vananevas ühiskonnas ja ma arvan, selle väga hästi kokku ka Lionsi teemadega, kuna kõik see ka põlvkondadevaheline koostöö, et olen püüdnud ka neid noori ja kuidagi leosid kaasata just teiste riikide näitel, et osalesin mõni aasta tagasi, see on üks vahva lugu, osalesin Lions päeval, ÜRO päeval ja vahvad saksa noored esinesid seal, ma mõtlesin, et miks mitte, et võib-olla meie noored võiksid ka nagu ükskord olla ja rääkida oma lugusid, mis nad on siis korda saatnud. Ja sain nendega tuttavaks ja siis nad tulid siia Eestisse ja ma kutsusin ühele noortekonverentsile, kuna igapäevaselt ma juhin Eesti NATO ühingut, et mul on nagu mitu mütsi peas. Ja siis me saime nendega tuttavaks ja kaasasin ka meie Lions kogukonna liikmeid ja mul on hea meel tõdeda, et tegelikult uue hingamise ongi sisse saanud meie leoliikumine, kõik noored aktiivsed on väga oodatud. Paljud küsivad, et miks ma oma 40-ndates veel, et miks ma juba tegelen tegelikult vananemise teemadega. Et see on väga hingelähedane teema. Esiteks, see on egoistlik lähenemine, et ise aru saada, mis mind ees ootab, võib-olla toetada oma lähedasi ja vanemaid, aga samas see on ka nagu ühiskondlikult, et olles käinud nüüd Erasmus+ praktikal Kanadas ja detsembris ma olin siis Jaapanis, käisin ka Kobe ülikoolis, et teiste riikide näitel, kus need probleemid on võib-olla
juba üles kerkinud rohkem, et mida siis mina omalt poolt praegu saaksin ära teha, et siis tulevikus võib-olla elada paremat siis pensionipõlve, aga kõik need erinevad kogemused, mis ma nüüd olen selle aasta, ütleme pooleteise aasta jooksul siis saanud nii koolist kui ka siis praktikal olles ja maailmas ringi käes, on see, et need inimesed, vanemaealised, kes hakkavad sinna sajani jõudma, et nad kindlasti eristuvad teistest vanemaealistest, kes nii kaua kahjuks ei ela, just kolmel põhjusel. Esiteks on see, et neil on väga suur tahe elada, elutahe. Neil on olemas mingi eesmärk, visioon, et nad, kes on juba 100-aastane, ütleb, et tahab elada võib-olla 125. Siis nad on aktiivsed sotsiaalselt. Nad panustavad siiamaani oma kogukonda, kes käib veel väga kõrges vanuses tööl, kellel on veel oma firma. Ja kolmas asi on see, et nad on kehaliselt olnud aktiivsed, mitte siis, kui nad said siis 65 ja jäid pensionile, vaid nad on olnud, kunagi pole hilja alustada, ma kohe raustan kõik maha, kes ei ole veel praegu siis jah, kehaliselt aktiivsed, aga tegelikult oleks viimane aeg siis 40-ndates ja 50-ndates hakata sellele mõtlema ja WHO on siis Maailma Terviseorganisatsioon, kelle poolt siis need erinevad ka soovitused on tulnud, et mis siis võiks olla jah, sellised miinimumnõuded, alati võib võib-olla rohkem teha, oleneb inimestest, aga jah, milline võiks see kehaline aktiivsus olla. Nii et ütleme, me saame kõik anda oma panuse, et Eesti muuta kõige liikuvamaks rahvaks Euroopas. Ja ma olen kuulnud tegelikult võib-olla isegi tulevikus maailmas kõige liikuvam riik, ütleme rahvas maailmas. Ambitsioonid on suured. Väga põnev kuulda seda kõike, jah. Nii, aga ma mõtlen jah, et võib-olla peaks siis andma natuke ülevaadet ka sellest, et sellest minu magistritööst, et miks ma selle küsitluse tegin, et mu magistritöö teemaks on siis Eestis elavate 45-aastaste ja vanemate laienite liikumisharjumused ning siis takistavad ja ka soodustavad tegurid füüsiliselt aktiivse eluviisi järgimiseks. Et seetõttu oli see küsitlus vaja läbi viia ja nüüd mul on loomulikult kõik teaduslikud allikad ja ma lähtun ühest Ameerika allikast, et vastavalt sellele küsitlusele ja nendele tulemustele ma praegu hakkangi analüüsima, et ma saan jagada siis meie laienid 5 gruppi. Nimelt, et esimeses grupis on siis need, kes ei ole praegu veel kehaliselt aktiivsed ja kes kahjuks ei plaani veel üldse hakata 6 kuu jooksul kehaliselt aktiivseks. Nendega meil on kõige keerulised. Teine grupp on need, kes ei ole praegu kehaliselt aktiivsed, aga kui midagi põnevat on nagu toimumas, siis nad ikkagi mõtlevad, et võib-olla selle 6 kuu jooksul võtaks ennast kätte ja kas siis sõbra või lähedasega või mõne kampaania raames isegi natuke võiks ennast liigutada. Siis kolmas grupp on inimesed, kes tegelikult on juba natuke füüsiliselt aktiivsed, aga nad ei täida neid soovitusi, mis WHO ja meie Tervise Arengu Instituut on siis kirja pannud. Ja 4. grupp inimesi, seal on meil kõige vähem vastajaid sinna gruppi sai, on need, kes on kehaliselt aktiivsed, aga nad ei ole veel regulaarselt kehaliselt aktiivsed, vähemalt 6 kuud ei ole veel tegelenud. Ja kõige rohkem vastajaid on õnneks selles number 5 rühmas, kes siis on kehaliselt aktiivsed ja nad on olnud regulaarselt üle 6 kuu kehaliselt aktiivsed. Nii et minu eesmärgiks tõesti ongi saada kõigepealt ülevaade nendest liikumise harjumustest ja siis, kui me innustame nüüd ennast kuidagi ikkagi, ma arvan, igalühel on võimalik natuke paremaks, ka minul, mis sest, et ma siin 6 korda nädalas treenin, aga alati on võimalik ka siis varieerida võib-olla mingeid harjutusi või mingeid treeningutüüpe ja mitmekesistada. Siis, et mis on tegelikult olnud näiteks ka minu elus need takistavad tegurid ja nüüd need laienitele ja mis on need soodustavad tegurid, et mis meid panevad siis treenima, et ma vaatasin juba natuke ju neid vastuseid ka, et keda siis motiveerib see, et tal on treeningkaaslane
keda siis motiveerib see, et tal on väga vahvad võimalused loodud, infrastruktuur oma piirkonnas, aga paljudel, kellel ei ole seda kehalist aktiivsust väga, siis tuleb välja, et ikka ei viitsi ja et võib-olla et hästi palju on kasutatud Eestis ka seda terminit nüüd sport. Kusjuures see meie president Kersti Kaljulaid, tema on nüüd ka olümpiakomitee president ja just 2 päeva tagasi toimus väga oluline rahvusvaheline seminar, kus me kaasasime üle Euroopa erinevad eksperdid, et nad aitaksid meil kaasa Eesti muutmisel kõige aktiivsemaks rahvaks Euroopas. Ja president Kersti Kaljulaid mainis ära ka, et tegelikult ka selline harrastussport, et igal juhul see sõna sport, et see peaks olema selline hästi, et igaüks võib olla suht lihtsalt sportlane, aga meil on nagu selles mõttes minevik selline, et siis on nagu harrastajaks pigem nimetatud, et me peame natuke selle mõtteviisiga nagu harjuma, aga minu töös ja mis ka teadusallikatest tuleb, et see ongi see nagu kehaline aktiivsus, ingliskeelse physical activity, mis kõik selle all, et ma ei võta sõna selle spordi või harrastusi ja nii edasi, et mitte inimesi eksitada, et tulge kõik sportima või suured sportlased peame olema, vaid oleme lihtsalt kehaliselt aktiivsed. Ja tegelikult on uus isegi terminoloogia, et seda kehalist aktiivsust ütleme, milleks siis nimetatakse, et nüüd on see nagu laiendatud lähenemine, et mis võtab ka arvesse selle inimese, kes toimetab oma kogukonnas, ka igapäevased seal aias tehtud tegevused või lumerookimine on praegu olnud siin vahepeal päevakorral, et see ei pea olema ainult väga konkreetne, kitsas, tõesti, ütleme, kuskil ainult jõusaalis, et ka see kogukonna tasandil ja seda me saame ka nimetada kehaliseks aktiivsuseks, et kui sa igapäevaselt ka regulaarselt käid jalutamas ja sinu pulss ikka natukene tõuseb, et loomulikult sa võid veel oma kaaslasega rääkida, aga jah, et ta peab olema ikkagi, natuke peab hakkama soe, et see on see mõõdukas kehaline aktiivsus, aga minul on üks soovitus ka üks vahva lugu rääkida, et Lembit Maimets, tema on väliseestlane Kanadas, mul õnnestus temaga kohtuda, ta on väga eriline, ta on 98-aastane ja ta teeb siiamaani 3 korda päevas harjutusi, et tal hakkavad juba hommikul, ütleme ta veel, kui ta sirutab seal voodis ja teeb ja siis on päeval veel 2 korral ja siis ta on lisanud näiteks hantlid on ju teatud harjutustele juurde ja tema teadlikult viib oma pulsi 3 korda nädalas, mis ta mulle rääkis, viib 150-ni, et olla kuidagi vastupidavam ja just, et lisaks nendele harjutustele ja lihasharjutused on väga tugevad ju ka veel vanemas eas, et me ikkagi lihaste kadu ei oleks nii suur, et see oligi selline nagu vahva nagu mõte, et ka 98-aastane, kes 50-aastaselt nimelt võttis vastu otsuse, et tema tahab 100-aastaseks elada. Ja ta on oma elustiili muutnud, üks asi on kõik see kehaline aktiivsus, aga samas ka oma toitumise üle vaadanud ja ta on sotsiaalselt aktiivne, ta on leiutaja, ta on ka digipädev, tal on 4 ekraani kohe toas, et ta on väga hästi eluga kursis. Ja üks väga eriline teema veel, et ta kirjutab raamatut. Ja millest ta raamatut kirjutab? Ta kirjutab sellest, et kuidas elada 25-aastaseks ja see raamat koosneb erinevatest harjutustest. Seoses sellega mul tuli meelde, et Tervisemuuseum on ka kokku panemas ühte vahvat näitust, et mul on olnud au neid natuke konsulteerida, nii et hoiame silmad lahti, eks ma annan ka infot, et aprillis on Tervisemuuseumis üks uus põnev näitus ja seotud ka vananemisega ja et kõik see avalik ruum oleks meil ka vanemaealiste sobivam ja samas ka kodune ruum,
või noh, oma elamine, võib-olla teatud vanuses tuleb see üle vaadata ja siis teha ka väikseid muudatusi, et nii see on, et ma praegusel hetkel tegelikult tänu kõik selle teemale, millest ma väga huvitun, kõik see vananemine, ma olen teinud ka praktika ja töötan ka rahvusvahelise suheliste arendajana ühes mittetulundusühingus Kuldne Liiga, et tegemist on siis vanemaealiste huvikaitseorganisatsiooniga ja strateegilise partneriga Sotsiaalministeeriumile. Nii et me püüame siis ühiskonnas ka neid poliitikaid natukene ikkagi mõjutada, mis siis on olulised kõik seoses selle vananeva rahvastikuga siin Eestimaal. Ja see on, ma arvan, et kõik kuulajad nüüd tahavad, sa korra nagu ütlesid, sa 6 korda nädalas treenid, on ju. Et mis on sinu need, kas sul on kaaslane või kuidas sa leiad, tihti inimesed ütlevad, mul ei ole aega, ma ei ütle, et ma ei viitsi, nad ütlevad, mul ei ole aega, on ju. Et mul on lapsed ja asjad, et sul on samamoodi ju tegelikult, ma tean, su tütar väga hästi just esines Jaapanis. Äkki sa räägid natuke neid saladusi meile ka, sest sind on väga rõõm kuulata ja vaadata siin. Ütleme niimoodi, et kõik on peast kinni. Kui meil on soov midagi teha, siis me peame võtma vastu nagu otsuse, endaga tegema nagu lepingu. Jälle, mul on üks hea tuttav, Joonas Mengel, kes siis on pannud kokku siin ka vahva programmi kõikidele, kes soovivad siis panna ennast proovile ja oma unistused täita. See on see bucket list või list, ma ei taha öelda seda sõna välja, sest see on ropsõna. Aga see on see, et mida sa soovid siin elus, 100 asja, võib ka vähem olla, mida sa soovid siin elus ära teha, ennem kui sa sured. Et tema on mind ka innustanud ja ma alateadlikult tundub, et ma olen ka siin oma nagu seda bucket listi või oma neid eesmärke seadnud, et näiteks 4 aastat tagasi ma hakkasin käima siis oma abikaasaga koos talisupplemas, et see on meie kvaliteetaeg iga hommik, me tõuseme ülesse. Siis me teeme ka, ütleme, jookseme praegu rohkem sees, et väljas on libe ja need ilmastikuolud ei soosi. Siis meil tuleb väike selline treeniprogramm. Ütleme, iga päev 2,5 tundi circa läheb mul tegelikult oma tervise eest hoolitsemiseks, aga eks aeg-ajalt on see maksnud mulle kätte, et ma pean hiliseid õhtutunde töötama. Ja tänasest kusjuures, kuna just Joonasega siin suhtlesime 2 päeva tagasi, ma olen otsustanud, et ma astun kella 5 klubisse, muidu ma olin kella 7 klubist, 7 ärkaja ja tänane hommik on selles mõttes väga produktiivne, hästi positiivne, et ma pean nüüd varem magama minema, et see on paras väljakutse, et 9:30 paiku voodisime ja kella 10 kindlasti magama, et olla nagu valmis panustama, et tegelikult sa ei suuda kedagi teist aidata ja oma asju teha, kui sa ei ole ise tasakaalus ja kõigepealt enda eest nagu ei hoolitse. Nii et see trikk ongi see, et kuskilt peab pihta hakkama, ei tasu nagu võtta selliseid eesmärke, et vot nädala jooksul ma jõuan, ma ei tea, 100 kätekõverdust ja et see peab olema kõik realistlik, kui ise ei ole seda teadlikkust, siis on olemas ju tegelikult ka personaaltreenerid, kes abistavad siis järje peale, alustavad järgud, aga enamus inimestel on, mina soovitangi seda, see on nüüd Soome näitel, et alustame värskes õhus liikumisest, et see istuv eluviis, see on kahjuks meil paljudel sees, ka minul, et nüüd ma püüan ka jälgida seda, et iga tund ma panen ka kella helisema, et iga tund ma ikkagi tõusen püsti ja praegu ka teiega koos siin podcasti tehes, mul on uus nüüd laud, mis liigub üles ja alla, nii et ma seisan praegu, et tegelikult selliseid erinevaid lahendusi leida ja siis vahvad toolid on ka tänapäeval ju, et sa pead tasakaalu hoidma. Et see kõik ja loomulikult ka ma jälgin ka toitumist, ja ma ei tarbi alkoholi üldse juba 4 aastat. Ma ei joo kohvi, minu peres ei olnud kohvi joomise traditsiooni ja ka selliseid kofeiiniga tooteid väga mitte, nii et selle energia ma saan iga hommiku merest, siit Haabneme rannast.
No väga hea kuulda, sest see külm talisuuplemine Wim Hof on ka minu hobi ja viie klubis ma ka praegu hetkel olen ja vahepeal tulen välja, nii et need väga-väga sarnased asjad, mis me teeme vist. nii et, aga ma veel enne, kui sa siit ära lähed, ma küsin veel ühe küsimuse, et sa mainisid ka, et sa oled Global Service tiimis GST-s 2024-2025, et räägi nagu, kes siin ei tea, mida see tiim teeb siin meie organisatsioonis, äkki sa räägid natuke sellest ka? Et see on osa siis meie rahvusvahelisest organisatsioonist. Meil on toimumas aastas 3-4 kohtumist. Me arutamegi, mis näiteks siin Põhjamaade ja siis Baltikumi piirkonnas, mis siis teoksil on, et vahetada kogemusi. Loomulikult praegu on olnud üks väga oluline projekt, ongi see Ahju projekt, et mõned aastad tagasi siis alustasimegi just aktiivsemalt selle võrgustikuga tegutsemist just kahjuks sõjale, mis meil nüüd Euroopas on. Aga samas me oleme püüdnud aidata nii palju ja suur tänu ka kõigile, kes selle projektiga on ju ka liitunud ja abistanud nüüd jälle. Aga Eestis tegelikult Global Service Team liige, see GST, et mõelda ja aidata, siis ongi nende teemade osas, et nagu ongi aidata võib-olla mingeid projekte piirkonna tasandil käivitada, siis ongi võib-olla seal leosid aidata kuidagi aktiivsemalt ka toimetama, sest kui me ei ole nagu järelkasvu, siis meie organisatsioon varem või hiljem sureb välja. Seda me keegi ei taha, et kuidas motiveerida noori, olla neile eeskujuks ja samas, kuidas nendega koostööd teha, et sakslased on siiamaani loomulikult hea näide ja võib-olla õnnestub meil koostöö selliseid projekte veel teha. Aga siis ma mainisin, on see muusika-aasta, heategevusprojekt ja loomulikult siis järgmine aasta Aarega koos me plaanimegi koostööd teha ja meil on tulemas varsti ka kohtumine. Nimelt olümpiakomitee alla on loodud siis liikumisharrastuste kompetentsikeskus, kes siis eelkõige ongi vastutav selle eest, et me saaks kõige liikuvamaks rahvaks Euroopas. Nii et me arutame läbi need koostöökohad ja Aare soovib keskenduda just eelkõige noortele, et noored liikuma saada. Nii et palju erinevaid põnevaid teemasid on meil siin töös, et aidata kõigepealt laieneid nüüd reaalselt aktiivsemaks ja siis, et me saame ka oma kogukonnas aidata siis noori ja kogu kogukonda, et ei ole ju ainult noored. Väga suur tänu. Ja siis ma enne, kui me podcasti alustasime, ütlesin, et kas sa võiksid rääkida, et kuidas sinust üldse sai Lion, et see on ka, et selline huvitavad lood alati, ma alati küsin oma külalistelt. Ja see oli siis 8 aastat tagasi. Mina tegelikult ei märganud seda kuulutust. Meil on Viimsis siis Viimsi teataja 2 korda kuus ilmub ja tegelikult Liis Klaar, kes on meil väga staažikas Lion, tema on olnud ka esimene naiskuberner Eestis ja kuna me Liisiga oleme kokku puutunud ka Eesti NATO ühingus, ta on olnud ka meil üks asutajaliikmetest, siis tema koos Riina Kvakiga, kes oli nüüd meil charter president, et nemad otsustasid, et kuidas neid inimesi siin Viimsis kokku saada, et nad panid kuulutuse lehte. Aga minu üks tuttav nägi ja siis ta kaasas mind, ütles, et võib-olla kuidagi see julgeolek on ka, et võib-olla mind nagu kuidagi ka kõnetab see. Ja siis ma läksingi kohtumisele ja nüüd ma siin olen 8 aastat hiljem, et see ei ole ainult julgeolek, ütleme tänapäeval juba on kõik asjad seotud nagu julgeolekuga, aga selline sünergia, võrgustik, et ma olen väga tänulik sellele võimalusele panustada, sest väga erinevad teemad, millega tegelikult Lionid tegelevad. Nii et ma arvan, mul on võimalik aina rohkem ja rohkem panustada ja sünergiat tekitada. Ja see magistritöö, mida ma ka Lionite näitel teen, et ma arvan, et win-win, et kõik võidavad sellest. Absoluutselt. Räägi natuke teie klubi tegemistest ka, et kui keegi on siin tõesti, ma saan aru, et Viimsi elanik võiks soovida teie klubisse liituda, kuidas see protsess või räägi natuke klubist ka? Ja, et meil on tegemist naisklubiga, et hakkame sellest peale, et me oleme siis 8 aastat juba toimetanud. See klubi suht väike.
mis hetkel on kas 14 või 15 liiget, et meil just oli üks uus vaatlejaliige nüüd sellel nädalal toimus meil charter üritus siis ja me käisime abistamas näiteks, ma toongi väga hea näite, kuidas saab mitu asja ühendada, et ei pea olema suur pidu ja pillerga see charteri tähistamine, vaid me käisime abiks siis ukrainlastel, et see on siis Pikal tänaval on üks koht, kus siis saab punuda seda võrku, et mis on väga vajalik, ütleme seal kaitsevaldkonnas ja see jäi kõigile meelde. Kõik liikmed tulid välja ja ütleme sellised erinevad heategevusprojektid, et me oleme siin näiteks ka Viimsi aastapere algatuse käivitanud koostöös siis vallaga. Siis meil on eelmine aasta ja tulemas ka sellel aastal selline vahva, meil on Viimsi Artium ju nüüd, et ka ühendada võib-olla selle muusikaastaga midagi, nii et anname varsti teada, et ka selliseid üritusi teeme ja siis seda koogimüüki, et ütleme, Viljandist on see kõik, ma arvan, sellised head mõtted võib-olla selle koha pealt alguse saanud, aga miks mitte ka kutsuda siia rahvast Viimsisse ja Viimsi Artiumisse. Nii et aitame ka Rannarahva muuseumis, see on meil selle staap ja aitame ka seal näiteks aknaid pesta või koolis on näiteks keskkonnaprojekte toetada või vaimse tervise projekte, nii et oleme ka silmanägemise teemadega ja aprilliprojektidele ja suurperedega tegelenud, nii et erinevad võimalused panustamiseks on kindlasti olemas. Väga tore kuulda ja ma kutsun ka üles, et kuidas on ühendus kõige parem viis ühendust leida, kas teil on sotsiaalmeedias ka midagi? Ja sotsiaalmeedias oleme ka täiesti olemas ja Viimsi ranna. Nii et otsida Googlisse sisse või ChatGPT-sse. Ja, täpselt. Ja, et peaks kenasti kõik kontaktid. Ja alati võib läbi minu ka, et Krista Mulenok, et ma olen nii Facebookis olemas kui Instagramis, et igal juhul ja läbi meie, kes on Viimsis elavad, et nad tegelikult saavad ka läbi meie selle, ütleme, läbi meie üldkontaktide ju tegelikult ja minna üldkodulehele, et seal on info olemas. Mis on praegune projekt, millega te praegu tegelete, nüüd kui me salvestame, et mis on teil tulemas klubis? No ongi see koogimüük ja see kevadine üritus, nii et meil see kuupäev on vist juba paigas, aga kõik täpsem info on tulemas, et mis formaadis, nii et eks me saadame selle info laiali ja kõik on väga oodatud siis Viimsist, et eelmine aasta me tegime seda esimest korda ja see õnnestus ja see andis indu juurde, et proovida sellel aastal uuesti. Ja nii, et kõik Tallinna liikmed ja kuulajad kõrvad kikki ja jälgige siis sotsiaalmeedias siis Viimsi ranna klubi sotsiaalmeediat, et minna siis head kokki sööma, on ju. Ka teised on oodatud, sest meil siin on ka majutusvõimalus olemas, Viimsi spa, kes pole ammu käinud. Tegelikult meil on oma mägi ka, et kui lumi tuleb maha, siis saab ka mäesuusatamist, üks väike mäeke kunst. Ütleme, praegu on kunstlumi ka seal osaliselt peal, nii et loodame, et ikkagi uuesti tuleb talv ja kes, ütleme jah, see on aprillikuu plaanitud, aga ikka. Te olete niisama oodatud ka Viimsisse. Meil on ilus muidugi kõik see rand ja Haabneeme rand, ma juba mainisin, meil on vahvad söögikohad. Ma arvan, et Viimsis on tegevust palju. Ja loodus ka, muidugi loodus ka. Ja meri ja kõik muu. Aga siis suur tänu, Krista, et sa tulid siia jagama ja meid nii motiveerisid, inspireerisid ja 1000 tänu sulle siis kõike seda jagamast ja ootame siis infot selle ürituse kohta, mis te teete ja loodame näha siis ka päris elus mõnel koosolekul, eks ole. Ja igal juhul tänan ka omalt poolt kõiki panustajaid ja ikkagi ükski heategu ei ole liiga väike, et see on meie see moto siin Viimsi rannas, nii et teeme koos head. Aitäh! Aitäh kõikidele kuulamast, vaatamast, vaadata saad YouTube'i kanalil, meie piirkonna YouTube'i kanalil ja kuulata siis tõesti Spotify'st kas või, ja Lions koduleheküljel samamoodi on see info. Nii et aitäh kõikidele ja näeme järgmine kord. Head aega! Head aega!